Parima juhi finalistil Margus Rinkil on olnud 3 suurt karjäärikogemust. Ta on töötanud Hansapangas, Eesti Energias ja nüüd Coop Pangas. Margus on öelnud, et teda käivitab vajadus ettevõtte viia punktist A punkti B. Marguse helesinine unistus on olla kunagi aga hoopis koolidirektor. Milline juht on Margus tema kolleegide arvates? Kui Margus on oma lubaduse andnud, siis sa võid 100% kindel olla, et see lubadus saab täidetud. Olgu see töötaja, olgu see tema enda ülemus, nõukogu esimees või olgu see aktsionär, nii et aktsionärid võivad täiesti rahulikult magada. Margusel on julgus vabandada ja tunnistada oma eksimusi. Väärikas, mis tähendab seda, et ta igas olukorras jääb iseendaks, aga ta ütleb asjad niimoodi välja, et ta ei tee nendega inimestele haiget. Mulle tundub, et tema tegemistes peab alati olema selline suurem missioonitunne, ja seda on ta suutnud edasi anda ka kogu organisatsioonile, et kui vaadata seda valdkonda, kus meie töötame, siis võiks arvata, et pangandus ja finantsmaailm, et see on väga selline kasumile orienteeritud ja mis siin ikka, aga see on uskumatu, kuidas ta tegelikult 4 aastaga tõepoolest on teinud ühest väikesest pangast panga, mis on teinud elu Eestis paremaks. Temas on see X-faktor, kui nii võib öelda, et ta tõepoolest paneb asjad juhtuma selliselt, et inimesed ise tahavad asju ära teha. Kui me siin ka nii-öelda kontorivõrgus naistega oleme arutanud, et siis ei kuule Marguse kohta ka ühtegi nagu negatiivset sõna, et kõik on nagu väga positiivselt suhtuvad temasse, et see ei ole nagu ka ime, sellepärast et ta ongi alati selline kuidagi särav ja rõõmsameelne, kui ta tuleb. Ja vahest, kui ta astubki näiteks ka siit pangasaalist läbi, et siis ta tuleb suga vestlema nagu võrdne võrdsega, tunnustab alati, küsib, kuidas läheb, kas on mingeid muresid. Meil on sellised infoüritused, mis ei ole võib-olla nii ametlikud, just vabamas vormis. Ja ühel sellisel üritusel, kui ettekanded olid oli ettekannete vaheaeg, siis pakutakse ikka suupisteid ja jooke. Ja Margus nihverdas ennast ühe selle joogilaua taha ja kehastus siis oma kolleegide jaoks kelneriks ja hakkas siis tema põhiline mure sellel hetkel oli see, et mida ma teile juua võin pakkuda. Ikka tuleb töös ette neid kriisiperioode, kus on palju tööd ja toimub mingisugune selline murdumislähedane moment, et siis ta tõepoolest ei pea paljuks ka hilisel õhtutunnil saata sulle mingit sellist väga motiveerivat või ergutavat sõnumit, et kuule, et sa oled väga head tööd teinud, et luba endale nüüd pokaalike head punast veini või pokaal šampanjat. Et temas ei ole ka kriitilises olukorras sellist muteerumist kellestki teiseks, et ta on tema ise, ta ei muutu kuidagi väliselt närvilisemaks või hakka mingisuguseid imeliku demagoogiat pidama, vaid ta räägib asjadest nii, nagu asjad on. No minu arvates Coop Panga 4 aastat on kogu aeg üks kriis, üks positiivne kriis. Ja minu meelest ta nagu rakendab oma neid omadusi just seesama, et ta suudab väga teravalt fokusseerida oma tähelepanu just nendele kõige valusamatele probleemidele. Margus, ma soovin sulle edu, sa oled selle ära teeninud. Ma soovin sulle, Margus, seda, et sa kindlasti jätkaksid samal kursil ja viiksid edasi meie suurepärast Coop Panka täpselt nende tulemusteni, nagu sina oled välja hõiganud. Ja ma loodan, et meie äge tiim saab sind selles alati hästi toetada. Nii et paneme edasi. Tervist soovin talle. Ega startup eesotsas töötamine ei ole ju lihtne. Margus, ära unusta, et vanus on kõigest number. Et jooksuajad ei pea tingimata seetõttu iga aasta kehvemaks minema, et katsu ikkagi neid 10 kildi ringe alla tunni ära teha. Ole meheks.